Tere! Mina olen Sandra Sillamaa ja sa kuulad taskuhäälingut Lase tiiger tuppa. Head asjad sünnivad siis, kui sul on aega saada kokku iseendaga. Tere, tere, tere! Jälle oleme siin stuudios, istume ja hakkame arutama. Tere, Dagmar! Tšauki! Hakkame, täna teeme teistmoodi saate, ühesõnaga, et kui meil muidu on konkreetne teema fookuses, siis ennem kui me läheme teemadega edasi, väga põnevad teemad on tulemas, siis me teeme väikese sellise tagasivaate muutuste ja ärevuse teemadele ja vastame täna teie küsimustele ja jagame teie lugusid, mis te olete meile saatnud. Esiteks suur aitäh! Oli väga mitu isiklikku lugu, kurba lugu, aga ka lugusid, mis näitavad, et kõik võib hästi minna ka. Mõtlesin, kuidas ma seda lõpetan. Ühesõnaga, mõned lood me loeme täna teile ette, võtame ette küsimused. Meil on siin, nagu ma juba ütlesin, professionaal minu kõrval diivanil ja me ei anna kindlasti sellist nõu, et vaat tehke nüüd nii ja siis kõik läheb hästi, aga pigem me peegeldame ja võib-olla anname mõtteid, kus te saate siis siit edasi mõelda. Sandra, sa ei tohi öelda selliseid asju. Kas sa saad aru, et me peame lubama, et 5 nippi, kuidas olla õnnelik? Jah. Kolm märki, et jäta oma mees maha. Super algus. Nii, aga ennem kui me läheme teie küsimuste juurde, siis täna hommikul duši all käies tekkis mul spontaanne idee, et jagaksime Dagmariga 3 asja, mis me oleme siis õppinud või aru saanud nüüd vahepeal eelmisest salvestusest kuni siia salvestuseni. Natuke tagataustaks seda, et me salvestame tavaliselt 3-4 osa korraga ja vahepeal jääb selline pikem periood, kus ka ju meie areneme ja õpime. Nii et ma mõtlesin ka, et ma küsin Dagmarilt ja jagan ka ise, et mis on 3 asja, mis sina oled vahepeal, nüüd on paar kuud vahet olnud salvestustel, mis sina oled õppinud, teada saanud, mõistnud, kuidas iganes tahad nimetada? Mina alustan. Alusta. Mul on nii suur isu praegu öelda, et mina olen õppinud, et Sandra puhul spontaansed mõtted on üsna nagu tüüpilised, ehk see mitte väga justkui spontaansed. Okei, aga... See on muster. Jah, spontaansus on sinu muster. No vot, kas õppinud nagu podcasti ja meie niimoodi koostöö kohta või ma ei tea, elu kohta. Ma podcasti, esimese hooga tahaks öelda selle podcastinduse kohta, et ma õppisin, et kui keegi filmib reele sotsiaalmeediasse, siis ma ei tohi sind vaadata nii palju. See on minust väga veider välja. Selge. Siis ma vaatan tõsis nagu ja noogutan siin. Aga vaat kui hea on. Ma ütlen, et see tegelikult on ju ka meile õppimise koht. Uus kogemus, uus situatsioon. Okei, aga kui muidu mõelda, mina näiteks taaskord, mul on väga palju õppimist olnud vahepeal. Üks asi, mis ma selgelt jälle pean endale kuidagi ära märkima, on see, et ma pean jõuga võtma üksi olemise aega. See ilmselt veidi kattub meie puhkuse saatega, ma usun. Aga mul on jah kuidagi niimoodi, et mingites eluvaldkondades ma tajun väga hästi ära mingid piire, mingid asju oskan ennast nagu paremini jälgida. Ma ei tea, tööteemades näiteks ma arvan, et ma olen õppinud päris hästi jälgima mingit tasakaalu, ennast kuidagi nagu reguleerima vastavalt sellele. Ja siis on mingisugused valdkonnad, kus ma ikkagi kuidagi ei märka, et ma vist mingis saates kasutasin ka seda väljendit nagu missioonisõdur, et ma olen hästi palju oma elust elanud, sest natukesest missioonisõduri elu, et mida ma selle all mõtlen, on see, et ma kippusin minema asjadele, see on minu enda välja mõeldud väljend, on ju, sellele, et lähen natuke nagu silmaklapid peas niimoodi tegema. Mul on eesmärk, ma lähen läbi seinte, lihtsalt on vaja teha ja ma üldse ei küsi ka endalt, et kuidas mul on või mida ma arvan või mis mul vaja on või kuidas mul üldse nagu läheb, et mul on eesmärk, ma lähen seda täitma. Ja võt siis ma kas või näiteks üksi olemine, et ma ei taju ära seda mingil hetkel, et mul on kõik hästi, mul ei ole vaja, mul on kõik nagu mõnus ja natukese aja pärast ma saan aru, et kurat, tegelikult
peaks küll. Ja võib-olla kolmas asi on see, mis ma ikka ja jälle enda puhul pean endal nagu meelde tuletama, on see, et ma olen natuke inimesena kärsitu ja mulle meeldiks saada asju nagu kohe teada, kohe paika, kohe korda ja me vist rääkisime äkki meie esimeses saates või, kus ka me rääkisime ju küll sellest, et muutused näiteks ka, et muutused on protsess ja seda tulebki nagu läbi sõna otseses mõttes elada ja samm-sammu haaval kuidagi läbi käia nendest muutustest. Ja ma ju kõike seda tean ja ometi see on asi, millega ma pean kogu aeg nagu endale meelde tuletama või tööd tegema. Et miks ma seda võib-olla tahan jagada, ongi see, et väga sageli inimesed mõtlevad, et näiteks psühholoogid või arengutreenerid, et nemad ju ei ole õnnetud ja neil ei ole ju raske ja kui sa oled ikkagi psühholoog, siis sul elu on lill ja suhted on ju korras ja kõik on ju kogu aeg hästi. Aga see, et mul on mingisugune tööriistakast, ei tähenda seda, et ma seda kasutama ei pea. Et jah, mul õnneks on need mingid teadmised ja oskused, mida ma saan kasutada ja appi võtta, et ma enam-vähem raskel hetkel tean, mida teha ja sealjuures see tähendab seda, et ma pean midagi tegema järjepidevalt. Ja lihtsalt võib-olla nagu normaliseerida seda, et see toimib kõigi puhul niimoodi. Jaa, sest ka meil või nendel inimestel, kes võib-olla aitavad teisi, siis on samamoodi emotsioonid, on tunded ja asju juhtub ja oleme ka meie mõjutatud. Lihtsalt see oli hea mõte sulle, et võib-olla on oskus, see tööriistakast on olemas, et sa saad ennast aidata. Minul need 3 mõtet, ma tegelikult alustan ikka esimesest, sest tegelikult see viimane läheb meil samasse kohta, aga mina õppisin seda taskuhäälingut salvestades 2 asja. Kui ma vaatasin meie esimest osa, siis ma mõtlesin, et ma olen kiirenduse peal. Ehk siis rääkida natukene rahulikumalt ja tõesti lõpetada ka laused ära, sest minul on see, mul peas jookseb nii palju mõtteid, et juba tahaks järgmist asja öelda, järgmist ja siis jäävad pooleli mõned laused. Ühesõnaga, see koht, et võtta natukene rahulikumalt, sest tegelikult elus ma olen selles kohas, kus mulle rahu ja selline hetkes olemine on praegu niivõrd oluline ja ma tunnen, et see nii palju annab mulle, nii et ma proovin siin ka. Teine asi, ma sain aru, et mul on parasiitsõna, natukene on Dagmaril ka see, aga minul rohkem on ju. Ma isegi ühte osa kuulates, võib-olla see oligi esimene või teine osa, mõtlesin, nii, ma hakkan neid kokku lugema. Nii et see on miski, mida ma ka tahan natuke teadlikult jälgida. Nii, ja hästi raske on praegu mõtelda, ära ütle, on ju. Ja 3. asi on see, mis siin vahepeal paari kuuga ma olen tundnud ja ühest küljest me teame seda, aga teisest küljest võib-olla on hea meelde tuletada, et klassikaline asi, et aeg aitab. Aga tihti me oleme täpselt nagu sa ütlesid kärsitud, et tahaks kohe mingeid tulemusi ja me ei näe seda või raske on näha või endale kogu aeg sisestada ka selle raskel hetkel, et hakkab parem. Aga mida ma tahtsin öelda, et kui keegi praegu maadleb millegagi, mis iganes teema, vaimse tervise, ärevuse, muutuste, suhete, läheb paremaks. Päriselt läheb paremaks, anna endale aega ja nagu mina tundsin üks hetk, et mul on ka nüüd väga keerulised viimased paar aastat ja iga mingi natukese aja tagant, mõne kuu tagant, mõnikord mõni teema võtab kauem aega, ma tunnen seda, et oota, mul on kergemaks läinud, et sa saad seda rääkida kohe vahel, et mul on kergemaks läinud, et jah, ma ei ole võib-olla iga päev tohutult sellega tööd teinud ja ei peagi, mõnikord tuleb lihtsalt lasta olla mingitel asjadel settida, aga mida ma olen teinud neid baasasju, millest me rääkisime, trenn, uni, sõpradega kohtumine ja nii edasi, et häid asju, et siis võib-olla täita ennast just heade asjadega ja hoida ennast ja üks hetk sa märkad, et issand, aga see teema, mis mulle haiget tegi või oli raske, et see on nagu vähemaks jäänud kehas. Nii et lihtsalt tahtsin, kui kellelgi on praegu raske öelda seda, et tegelikult läheb paremaks. Mis sa tahtsid kommenteerida võrda? Ma lihtsalt see, et aeg aitab, mulle hästi meeldib. Nathan Hamer on öelnud niimoodi, et aeg parandab hoolitsetud hingehaavad.
Mulle tundub, et aeg ise tegelikult alati ei paranda, mulle tundub, et oleneb sellest, kuidas me seda aega kasutame. Ja ma arvan, et sina ikkagi teadvustad ja teed päris palju. Kas või need samad asjad, mida sa kirjeldad, et sa ikkagi hoiad enda tervist, sa hoiad mingit baasasju, sa ikkagi, ma arvan, tegeled päris palju nende asjadega. See oli nii ilus, ütle uuesti see. Et aeg parandab hoolitsetud hingehaavad. Väga ilus. Ja võt seal ongi vist see, et isegi kui ma tunnen, et minus on mingi pinge, mingi valu, mingi rahutus, et teinekord ma nüüd proovin seda teha, et ma ei lähe kohe seda asja lahendama. Mõnikord ei olegi võimalik, et on vaja seda lihtsalt aega anda mingitele asjadele, aga me saame nii palju muud teha selle jaoks, et toetada seda nii-öelda paranemist. Nii et see on nii ilusti öeldud. Nii, aga me lähme nüüd siis tänaste lugude juurde ja küsimuste juurde ja kindlasti kirjutage meile, jagage meiega, et nii tore on neid lugeda. Ma loen ühe loo ette, mida jagas meiega mees. Et kuigi me siin ütlesime, et võib-olla see on natukene rohkem suunatud naistele, siis tegelikult ei ole. Ja ma mõtlesin täpselt sama asja, on ju? Jah. Et aga miks me nagu naistele, või ma ei oska ka seda erisust tegelikult luua, sest kõik need teemad puudutavad mehi ka. Me ei räägi ju me ei räägi ühestki sellisest teemast, mis puudutab nagu kitsalt ainult naisi või ma ei suuda seda kuidagi võib-olla meil tuleb mõni, et julgus olla naine, aga tegelikult võiks nagu mehed ka teada sellest või emadusega seotud. Samas võiks mehed ka teada, et ma tõesti ka arvan, et see on kõigile ja väga tore, kui mehed ka kuulavad. Nii et ma alustan väikse tagasisidega, mida saatis meile üks mees. Istusin täna saunas ning kuulasin teie esimesed osad ära. Mul on jube hea meel, et sellise teemaga podcast tuli. Ma olen ise viimased aastad ka võidelnud ärevuse, impulsiivsuse ja oma elu muutustega. Kõige suurem muutus oligi see, et lõpuks julgesin psühholoogi poole pöörduda. Nüüdseks olen omale leidnud hea psühhiaatri, kellega loodan, et saan asjad toimima. On olnud ületöötamist, läbipõlemist seetõttu. On olnud tööjaotus, pikikuid, uue otsimist ja sellega kaasnevat depressiooni. Suhted perega halvenesid, kuna tujud olid muutlikud. Väga hea on samastuda teie teemadega ja ootan huviga uusi osasid. Nii tore, aitäh. Ja see on tõesti väga tore ja see on meie eesmärk ka natukene, et me tegelikult kõik maadleme ja tegelikult meie probleemid teinekord polegi nii erilised või ainulaadsed, nagu me arvame, vaid ka teistel inimestel on samu kogemusi, samu asju, millega nad maadlevad. Nii, lähen järgmise loo juurde, mis on nüüd natukene pikem, aga ma ikkagi tahan selle ette lugeda. Me siin nimesid ei ütle, sest me oleme lubanud anonüümsust ja mõnda lugu me ka ei loe ette, loeme ainult küsimused, et te siis teate, et kui te tahate meile kirjutada, üldse ei avalda me siin, kes meile on kirjutanud. Nii, soovin jagada enda mõtteid ja lugu teemal ärevus ja muutused minu elus. Ma ei tea, kas ma oskan seda kõike sõnadesse panna. Mõnikord on tunne, nagu ma oleksin sattunud keset tormi, kus kõik tuttav on tuulde kadunud. Midagi on läinud. Keegi minu lähedastest on läinud. Hiljuti 11 kuud tagasi kaotsin enda parima sõbranna suitsiidile, kes on lahkunud või olen läinud mina ise kuhugi, mida ei ole osanud endale sõnastada, mida tähendab minu jaoks see suur kaotus. Lein ei tule ainult siis, kui keegi sureb. Vahel leinan ma seda osa endast, kes tundis end kindlalt või oma lustlikku ja rõõmsameelset lapsepõlve. Leinan vaikust, mis on minu ümber. Leinan rahu, mis oli enne, kui ärevus ja depressioon tuli mu ukse taha, nagu kutsumata külaline ja otsustas jääda. Ärevus istub mu rinnus, vahel nii tugevalt, et hingata on raske. Vaimselt seedida ja protsessida neid tundeid. Ma olen enda suhtes ka natuke liiga karm või kriitiline. Sügaval enda hinges ma tean, et see negatiivne sisendamine endale pole tõde. See on lihtsalt mu aju püüe toime tulla maailmaga, mis on valusalt muutunud. Muutused. See on keeruline sõna, mida endale sõnastada või kuidagi endale lahti mõtestada. Muutus minu elus nagu uks, mis avaneb kuhugi tundmatusse. Teinekord on see nagu lõpp, aga igas muutuses on ka uus võimalus. Ma veel ei tea, kuhu need muutused mind viivad, aga ma kõnnin enda elus edasi. Mõnikord komistan, mõnikord seisan paigal, aga ma liigun. Vaikselt hingates, vahel nuttes, aga liigun enda elus paremaks muutmiseks. Iseendast analüüsida, küsides ka nõu professionaalidelt, sest minu elu ei peatu, kuna Lein ei saa jääda minu elu väga suurelt mõjutama. Ometi see on üks osa minu elamist. Ma usun, et minus on seda jõudu edasi liikuda, kui ma endasse usun.
nii ilusti kirjutatud ka. Ja siin jälle on nii palju asju, mis kõik, mida tahaks kohe kommenteerida. Mul ongi siin kirjas, et Dagmari kommentaar. Aga ma kardan, et see läheb nii pikale, on ju. See oli nii mitu kohta, üks asi kogu see leina teema ja see, et tõesti, et vahel me arvame, et lein tuleb ainult siis, kui keegi sureb. Tegelikult see ju nii ei ole. Kas või siin muidugi oli selline traagiline sündmus ja samal ajal näiteks ka lahkuminekute puhul, et näiteks üks osa on see, et jah, me leiname seda inimest võib-olla sellisel kujul meie elus ei ole, aga ka sageli seal kõrval me ju leiname ka neid unistusi, neid fantaasiaid, seda ettekujutust, mis ma arvasin, missugune mu elu saab olema, on ju. Ja jah. Ja võt kõik need asjad, et muutuses kuidagi, et elu jää seisma ja vahepeal see tempo, millega me liigume, võib olla väga-väga erinev ja vahepeal võib olla ka see, kuidagi ta seal minust ka kirjeldas, et ma seisan, aga ma liigun edasi. Ma jäin kuidagi nagu mõtlema selle peale, mis tõepoolest nii võib ju olla. Jaa, ma täiesti samastun, et näiteks enda kogemused, et lahutus on ka täiesti lein. Ja täpselt see, et mulle nii meeldib see mõte, et sa leinad taga tegelikult kõike seda, aga mis oleks võinud olla või mida sa oma peas ette kujutasid, milline su elu on. Ja see, et see on protsess jällegi, et ei saa kohe minna punktist A punkti B, et isegi kui sa tead, kuhu sa tahad välja jõuda, kuidas sa tahad ennast tunda, siis järjest rohkem mulle endale tundub, et meie kogu kehal, närvisüsteemil, ajul läheb lihtsalt jällegi vaja seda aega, et kohaneda. Ja seal oli ka kirjeldatud mingis kohas, et ma saan aru, et need negatiivsed mõtted mu peas ei ole päris, aga need on minu aju nagu püüe toime tulla selle olukorraga, mis ju psüühika seisukohast täpselt nii ongi. Et see, et me oleme natuke rohkem kallutatud negatiivsele, me kipume märkama rohkem mingit nii-öelda ohtu või potentsiaalset ohtu, see on evolutsioon. Ja täpselt niimoodi ongi, et kui me oleme mingis väga ebakindlas olukorras, siis meie pea hakkab meile natuke ette söötma neid kõiki potentsiaalseid ohu stsenaariume selle jaoks, et meie aju arvab, et see on hästi mõistlik ja siis me kindlasti püsime elus, eks. Mind näiteks aitas üks mõte, artikkel, mis ma lugesin, et meil on keskelt läbi iga päev 60 000 mõtet, millest 90% on korduvad, millest omakorda 80% on negatiivsed. Sa täiesti hullu maja. Ja siis tegele sellega siin maailmas, et 80% meie igapäeva mõttest on negatiivse alatooniga. Need ei pea olema tohutult äärmuslikult negatiivsed, aga ja mina näiteks tuletan vahepeal meelde ennast, kui ma lähen jälle sinna kuhugi teisele poole, et oot, et see ongi nagu aju töötab nii, et see ei tähenda, et see on päris. Nii, läheme edasi. Meile jagati ühte sellist mõtet, ehk siis Kaiseni, kas ma hääldan õigesti seda või? Kaiseni, väikeste sammude idee, ehk see on selline Jaapani kontsept või mõtteviis või filosoofia. Ja mõtlesin, et jagame teiega ka, et jällegi võib-olla see on kedagi toetab. Teadus selle taga ütleb, et suur samm käivitab selle ajuosa, kus käivitub fight or flight ehk põgene või võitle osa, ehk siis tekib hirm. Ja hirmuga automaatselt läheb lukku see ajuosa, mis tegeleb ratsionaalse ja loovmõtlemisega. Hirmuga siis me teeme lihtsamaid ja mugavamaid tegevusi automaatselt. Ehk et elu muutusteks kõige kindlam variant on selle siis filosoofia baasil teha nii väikseid samme, et sala ja mööda hiilida sellest flight or flight trigger mehhanismist. Sama kehtib eesmärkide seadmisel ala, et kas ma loen selle raamatu homseks läbi või loen 1 lehekülje päevas. Dagmari kommentaar. Mulle meeldib tänase või selle saate formaat, et Sandra loeb ja mina vastan. Mina loen ette, taga vastab, mina joon kohvi. Jah, võib-olla üks asi lisada või mis mulle ka meeldib selle filosoofia puhul on see, et tähtis on protsess. Jälle seesama, et okei, seda filosoofiat palju rakendatakse ka tänapäevases juhtimises ja väga nagu praktilises kontekstis. Aga see on ikkagi see, et see on nagu pidev väikeste sammudega
liikuv nagu kestev protsess. Et see ongi nagu see hoiak või selline laiem filosoofia, et me pidevalt parandame või liigume edasi. Mulle tundub isegi nagu elu mõttes see nagu jälle tore meeletuletus või tore hoiak, et jälle see ei ole selline projektipõhine asi, et ma teen selle asja ära ja siis on tehtud ja siis on nagu nirvana, siis on tehtud, kõik. Et aga see ju, me ju võiksimegi mõelda, et päev haaval või võib-olla minuti või tunni haaval me püüame olla nagu natuke paremad või natuke paremini toime tulla või otsida seda mingit kergemat ja mõnusamat kohta. Minuni on ka see jõudnud, et kui ma varasemalt olin ikka see, et suur eesmärk ja võt see, kui ma selle kätte saan, siis on kõik hästi õnnelik. Et kuidagi just siin paaril viimasel päeval ma olen sellele mõtelnud, et mulle tundub, et ma olen nii nagu järjest väiksemaks ampsudeks selle kõik teinud, et päeva lõikes, et kuidas ma saan ühe päeva lõikes olla tasakaalus, kuidas ma leian ühe päeva lõikes neid hetki, mida ma naudin, kuidas ma tegelen just sellel päeval nende raskustega ja nii edasi, et sest ei hakka jälle mul piitsiks minema, me kunagi ei tea, mis homne toob. Et jah, see väikeste sammude idee ja tõesti aju ehmub ära, kui te panete liiga suured sammud, siis me ei tahagi tegema hakata tegelikult. Teadmatust on liiga palju. Ja, et ma näen enda peal teinekord mingi tööülesanne, kas või näiteks nende taskuhäälingute osade ülekuulamine, mis võtab veel topelt aega, sest ma kirjutan mingeid asju välja. Selle asemel, et võtta, et aga ma teen täna 15 minutit. Et see on palju lihtsam kui see, et võtta kohe see suur amps, et tundub ajule, et muidugi 15 minutit ma ikka leian. Nii et väiksed sammud, jah? Ma lihtsalt võib-olla viskan siia, mul on endal telefoni taustapilt juba päris pikalt, juba mingid aastad, on selle lause nagu leave it better than you found it. Nüüd palun sünkroontõlget taaskord. Oi, kui ilus mõte. Ma ei oska selle sünkroontõlget. Hästi kohmakas, ma ei tea, jätta see maha paremana, kui sa selle leidsid. Või see on kuidagi hästi kohmakas, aga just mulle natuke tundub, et see võib-olla haakub selle filosoofia või selle mõtteteraga, mis meile jagati, et just see, et ükskõik, kas on siis mingi inimene, mingi hetk, mingi keskkond, mingi ruum, aga et natuke proovi ette see paremana maha. Nii palju häid mõtteid täna. Nii, aga ma nüüd loen ette, vaatame, kas me jõuame terve selle ette lugeda. Ikkagi tahaks lugeda selle looga ette. No jõuame. Me võime teha ka niimoodi, et me vaatame pärast, ma ei tea. Lähme. Okei, lähme. Või lähme vahepeal küsimustega? Tekkis praegu arutelu koht. Tead, võtame ühe küsimuse. Võtame ühe küsimuse siia vahele ja siis me saame jälle loo lugeda ette. Muutuste küsimus siis. Mulle tuli, andsin võimaluse inimestel ka saata häälsõnum, sest ma ise olen suur häälsõnumite saatja ja üks inimene saatis siis sellise häälsõnumi, mis ma kindlasti tahtsin selle küsimuse siia sisse tuua, sest see on natuke võib-olla teise nurga pealt. Ehk siis, kuidas tulla toime selle muutusega, et sinu ümber sõbrad lähevad suhetesse. Ja ta kirjeldas ka seal, et tegelikult tal on ju väga hea meel, et sõbrad leiavad kellegi ja on õnnelikud ja saavad seda kogeda, aga samas tema jaoks on see jällegi muutus, sest nähes ise ka, alles hiljuti üks üks sõber läks suhtesse ja ütleme niimoodi, et meie suhtlusega väga palju vähenes ja see on okei. Ja siis ta läks lahku ja äkki ta oli tagasi. Ehk siis, kuidas tulla selle muutusega toime? Ja vahel nii on, eks, et mõnikord me peame ise tegema muutusi ja siis järsku elu lihtsalt tekitab need muutused, mida me ei ole küsinud, pole tahtnud, aga need tulevad. Ja nende puhul mul ikkagi võib-olla see esimene mõte on see, et kontrolli seda, mida sa saad kontrollida ja suhetes tegelikult on päris palju, ma arvan, seda, mida me saame kontrollida. Kui ma mõtlen kas või, ma ei tea, enda mingi kogemuse peale, ma loodan, et mul nüüd hea sõbranna ei pahanda, kui ma korraks temale viitan, aga meil temaga on juba mõned aastad niimoodi, et me oleme väga-väga lähedased, aga ta elab väga teistsugust elu. Lapsed ja nüüd sai teise lapse ja hästi kodukeskne, natuke teine elustiil, mis praegu mul on. Ja näiteks jälle selline asi, et kuidas seda siis hoida, seda sidet, kui nagu elud on nii teised ja võib juhtuda, et
see kuidagi kaob, et noh, millest me üldse räägime ja teemad on ju nii teised ja ma ei oska suhestuda võib-olla, ma ei tea, rasedusega või mingi sellise teemadega. Ja ma arvan ja ma usun, et ta nõustuks minuga, kui ma ütlen, et üks asi, mis meil on, tänu millele meie ikkagi oleme väga lähedased ja igapäevaselt suhtleme, on see, et me oleme väga julgelt ka välja öelnud neid hirme, mingit pahameelt, mingisuguseid ebakindlusi, et võt selles olukorras ka näiteks, et mul hea sõber või sõbranna läheb suhtesse, ma arvan, et võib-olla väga-väga päästev, kui väljendada seda, et tead, et mul on natuke hirm, et ma kardan, sa kaod ära. Sest kui ma ütlen sulle niimoodi, siis tegelikult ma ju annan ka endast välja seda, et sa oled mulle tähtis, ma kardan sind kaotada, meie suhe on mulle väga tähtis, et mis me saame teha. Jah. Ma olen nõus selle vastusega, et ma jäin just ise ka mõtlema, et või ma ei tea, kuidas teil on või sinul on olnud, et ma vist ei ole oma elus mõtelnud niimoodi sõprussuhetele, et see on miski, millega sa pead ka tööd tegema, et kuidagi, et sõbrad on ja siis nad ongi sõbrad ju, nad on ju sõbrad ju. Et kuhu nad ikka lähevad, aga see, et kas sõprussuhe on suhe ja jagada oma hirme sellega seoses või panna paika mingeid piire, heas mõttes piire, et kas või see, et ma ei tea, mis ajal sina suhtled. Et minul on näiteks, et pärast teatud kellaaega mul on telefon kogu aeg hääletu peale, ma ei suhtlegi, et see ei tähenda, et nad ei ole olulised minu jaoks, aga mul on vaja seda oma ruumi. Ehk siis rääkida nendest, rääkida hirmudest, et ma saan aru, et seal on omakorda see hirm, et siis me oleme haavatavad selle juures, aga tegelikult jällegi, mis on selle saate eesmärk ka, et olla rohkem haavatavad, olla rohkem julgemad, sest siis me anname võimaluse ka teistel seda olla. Ja võib-olla temal on samamoodi mingid hirme, et kui tema läheb suhtesse, et äkki kaovad sõbrad ära. Jah, ja kuidagi näiteks paarisuhete puhul enamik inimesi ütleb üsna enesekindlalt, et jah, ma tean, et paarisuhetes tulebki mingeid raskeid aegasid ja võibki olla, et me ei ole järgmised 40 aastat hullult armunud ja kõik on lihtne. Me kuidagi teadvustame seda, et mingid konflikte võib tulla ja see on kuidagi normaalne. Ja võt siis näiteks, kui me räägime mingitest peresuhetest või sõbrasuhetest, siis me eeldame, et need jäävad, kogu aeg on mõnus, kogu aeg on lihtne, aga noh just, et näiteks, ma ei tea, paarisuhetes ju ka, et kui me oleme pikalt inimesega koos, võib tulla, et ma ei tea, partner vahetab töökohta või tal on mingi väga keeruline aeg või tervisega juhtub midagi ja me kuidagi arvestame, et nüüd ka meie suhe ja suhtlus peab muutuma ja me peame kuidagi mingid uued kokkulepped võib-olla tegema, võib-olla mingeid asju rohkem väljendama, võib-olla mingit rütmi meie omavahel nagu muutma teadlikult, et tegelikult sama lugu ju sõprussuhetes ja peresuhetes. Jah. Järgmine küsimus. Ärevuse ja depressiooni omavaheline seos. Kumb tingib? Lahe küsimus. Lahe küsimus. Mul on isegi kolleege, kes on välja öelnud, et nende arvates ärevust ja depressiooni eraldiseisvana ei eksisteerigi. Et need justkui alati käivad koos. Ma ei ole kindel, kas ma olen sellega päris lõpuni nõus. Mulle tundub tagasi mõeldes, et ikkagi ma olen näinud ka lugusid, kus on selgelt depressioon ja ma ei leia seda ärevuse komponenti sealt. Aga võib-olla see kunagi on seal olnud, ühesõnaga jah, ma ei ole päris lõpuni nõus, kindel, kas ma olen nõus sellega, et need alati on koos, aga väga sageli küll on. Ja see natuke on jah, selline muna ja kana, et vahel on niimoodi, et on väga palju ärevust ja nagu me teame, siis ärevus aktiveerib keha väga palju. Ja kui seda ärevust on kogu aeg hästi-hästi palju, siis keha lihtsalt väsib ära. See on üsna nagu tavaline ja loogiline, et kui me oleme pikalt olnud ärevad, siis mingil hetkel tekib selline kurnatus, jõuetus, väsimus, motti pole, natuke tuju on kehvem, sinna otsa sageli ärrituvus. Ja meie keha on, juba sellepärast, et meie keha on nii tühi. Ja vahel ka teistpidi, et kui ma olen olnud pikalt depressiivne, depressiooniga väga sageli ikkagi käivad kaasas väga negatiivsed mõtted iseenda kohta,
teiste maailma kohta, ma olen sulgunud koju, ma ei ole pikalt juba väljas käinud, ma ei ole pikalt suhelnud, ma ei ole pikalt näiteks suutnud tööd teha. Ja see võib olla väga ärevust tekitav, sellepärast, et kuidas ma nüüd järsku sinna lähen. Ma ei oska äkki enam suhelda, mida inimesed minust mõtlevad. Kas inimesed kuidagi mõistavad mind hukka sellepärast, et ma võtan mingeid ravimeid, et mul on vaimse tervisega keeruline, võib-olla mul on olnud, ma ei tea, suitsiidkatseid, mingeid selliseid raskeid hetki. Et see omakorda võib olla jällegi väga ärevust tekitav. See on huvitav, ma jäin mõtlema sellele veel, et need on tavaliselt omavahel või käivad nagu koos. Mina ütleks omast kogemusest, mul on ärevus küll, aga ma arvan, et mul ei ole depressiooni, ega ma ei tea, võib-olla olnud. Kui sa kirjeldasid praegu neid depressiooni nii-öelda nagu sümptomeid, et võib-olla ka eraldi, jah. Aga see on hea, et on natukene... Pigem mulle tundub, et need võivad käia eraldi ja jälle me ei saa unustada igasuguse vaimse tervise puhul, et me räägime skaaladest. Et meie diagnostiline süsteem on hästi mustvalge. Diagnostiliselt meil kas, ma ei tea, depressioon on või depressiooni ei ole või mingisugune, ma ei tea, ülistunud ärevushäire on või seda ei ole, aga reaalsuses nad käivad ju skaala peal. Ja tegelikult, kui ma selle ärevusega ei tegeleks, siis võib-olla see jõuaks sinna. Just, täpselt. Nii, võtame mõne küsimuse veel. Kuidas toime tulla muutustega, kui veel ei tea, mis on järgmine samm? Näiteks ülikooli lõpp, mis edasi? Mulle meenub meie see esimene saade ja see, kui me seal rääkisime väikestest sammudest. Mäleta, kas ma jagasin seda lugu, seda poisi ja hobuse lugu? Millest ei jaganud. Ja mul selliste küsimuste peale tuleb vahel see lugu meelde. See on hästi nunnu. See on ühest, ma ei tea, kus see mul ette sattus. See peaks olema ühest raamatust, mis on mingi poiss, hobune, rebane. Ja, see on nii armas raamatu soovitus siit. Ja see on selline lugu, et poiss ja hobune kõnnivad pimedas metsas. Ja poiss ütleb hobusele, et ma kardan. Siin on nii pime ja ma ei näe, mis teisel pool metsa on. Hobune siis vastab poisile, et on tõesti pime ja mina kardan ka natuke. Aga ütle, et kas sa enda ette näed? Poiss siis vastab, et näen küll, aga ma näen ainult seda võib-olla 1 meetrit ja see on kõik. Edasi on pilkane pimedus ja see ongi see, mida ma kardan, et ma ei näe, mis seal teisel pool on. Ja selle peale hobune siis vastab, et aga sellest täiesti piisab. Et kui sa näed seda esimest sammu, siis tee see samm ära ja siis sa näed ka juba järgmist ja niimoodi me jõuame metsast läbi ka. Ehk siis mulle meeldib seda rääkida sellistes ebamäärasuse talumise küsimustes tegelikult. Tegelikult see küsimus on ju selle kohta, et teadmatust on palju ja see mulle ei meeldi, see on mulle ebamugav taluda. Aga kui me teeme, me unustame ära, et jah, me ei suudagi ennustada tulevikku. Keegi meist ei suuda. Ja tegelikult me loome tulevikku selle 1 sammu haaval, mida me täna näeme. Ja see midagi sa ju näed. See enam-vähem me suudame, võib-olla see ajaraam on väga lühike, mida me teame, aga me ikkagi nagu midagi teame. Vahepeal me suudame ennustada enam-vähem, ma ei tea, 3 järgmist kuud, võib-olla me suudame ennustada enam-vähem 6 aega, võib-olla me suudame ennustada ainult nädalat või ainult tänast päeva, võib-olla me suudan ennustada ainult seda, et umbes, mis meil on 25 minuti pärast, me peaksime lõpetama sinuga selle saate ja edasi ma ei tea, mis saab, aga ma tean, et mida ma järgmise 25 minuti jooksul teen, on ju. Edasi me võtame ühe kohvi. See on ma olen täiesti nõus ja jällegi toome, ma arvan sellega sisse, et kontrolli neid asju, mida saad kontrollida. Et mina praegu, me oleme siin kevades ja ma mõtlen, et no täitsa hullumeelne suvi tuleb ja ma ütlen, et kui ma hakkan sellele mõtlema, see tekitab minus väga palju ärevust, seal tuleb väga palju magamata öid, sest meil on palju kontserte, seal on palju emotsioone, kõike, aga mõtlen, okei, aga mida ma saan praegu teha? Ma ei tea, kuidas need kõik asjad seal lähevad, aga ma saan praegu teha trenni, ma saan praegu magada, ma saan kasvatada enda
nii-öelda sellist sisemist rahu ja vaimset ja füüsilist vastupanu, et ma saaks nende asjadega hakkama, sellepärast, et üks on kindel, ma tean, et midagi tuleb. Miskit, mis ei lähe niimoodi ideaalselt sellest läbi, sest et inimesed ju kõik mõjutavad jällegi, inimeste emotsioonid. Suvi on näidanud, et minu arust on, mida suve lõpupoole keskmisest ärevam, sest inimesed on ka väsinud. Ma räägin nüüd meie valdkonnast, kes teevad, eks ju, siis meelelahutusäris, et nii palju on seda, et augustikuuks kõik ütlevad, et saaks see suvi juba läbi, et ma ei taha tunda nii, ma tahan ka nautida seda, aga mida ma saan praegu kontrollida, et ma ei saa kontrollida seda, mis 2 kuu pärast on. Just, ja me saame täita seda akupanka, kui me juba ette teame, et läheb raskeks ja täna meil on vaja seda saadet teha. Täna meil ei ole vaja suvist kontserti teha. Täna meil on vaja olla siin. Sandra! Nii, aga nagu Dagmar ütles, siis meil on veel 25 minutit, me jõuame kõik ära teha. Ma võtan veel küsimusi ja siis tõesti, kui meil jääb aega, siis loeme veel ühe loo ette. Kuidas asju mitte hinge võtta? Mõistusega saan aru, et pole põhjust ärevuseks, aga siiski. Oi jah, nii Muideks, mulle väga meeldivad su vastused, ma tahtsin öelda, ma niimoodi suu ammuli kuulan praegu. Aitäh! Ma jään nii hätna, sest ma tahaks hullult sellist konkreetset näide, et see on nagu nii lai teemapüstitus. Et no võt, mis see hinge võtmine üldse tähendab, või väga lai teema, ma püüan anda mingi vastuse, mis ilmselt on ka väga lai. Mulle tundub, et siin küsimuses, ja tavaliselt see kipub nii olema, et inimesed hakkavad rääkima tunnetest. Näiteks, kui nad tulevad ka minu juurde, siis tavaliselt me ikkagi jõuame mingite tunneteni. Tavaliselt see ootus või see nagu tellimus, soov on see, et ma tunnen ennast kuidagi pahasti, ma tahaks ennast tunda paremini. Tungi, et ma olen kogu aeg väsinud, motti pole, ma olen kogu aeg ärev, kurb, ärritan liiga kergesti, kogu aeg olen ebakindel ja ma tahaks olla rahulikum, rõõmsam, enesekindlam, entukam, mis iganes. Mulle tundub natuke siin küsimuses sarnane, et ja selle jaoks, et tundeid muuta on meil sisuliselt 2, 3. Ütleme 2 vahendit. Meil on see, kuidas me asjadest mõtleme. Ehk siis me saame vaadata need asjad üle, et kas see, kuidas sa seda olukorda tõlgendad, on objektiivne, mõistlik ja kasulik ja teine pool on käitumine. Et vahel on ka see, et vahel inimesed küsivad ka, et mis ma nüüd siis hakkan teistmoodi mõtlema ja siis kõik on maagiliselt hästi. Ei ole. Et vaja on siis midagi ka teha. Et vahel on ka nii, et me ei saa unustada seda enda päris käitumist ära, et me peame nüüd ka mingid samme tegema selle jaoks, et asjad saaksid muutuda ja läheks paremaks. Ja väga sageli, kui me teeme midagi teisiti, siis me saame teistsuguse tulemuse. See 3, mis mu peast läbi käis, on tähelepanu. Ehk siis meie pea hakkab tõlgendama neid asju, mida me paneme tähele. Ehk siis, kui me mõtleme enda keskkonna peale, siis meil on nagu lugematu arv stiimuleid. Kui me juba hakkame mõtlema visuaalsete stiimulite peale, mis meie keskkonnas on, helid, igasugused aistingud, lõhnad, kõik võimalik infot, seda on hästi palju. Ja meie tähelepanu, mulle meeldib öelda, et tähelepanu on nagu taskulamp pimedas toas. Et see, millele me seda tähelepanu taskulampi suuname, seda me näeme ja seda meie pea hakkab tõlgendama. Et see on võib-olla ka see üks vahend, mida me saame kasutada, et mingid tundeid muuta, ehk siis me saame ise nagu reguleerida seda, mis infot me valime töötlema hakata. Väga lai vastus väga laiale küsimusele. ja see selles mõttes on lai küsimus, et kui ka siinkohal ütled, kui te tahate täpsemaid vastuseid või olukordadele lahendusi, siis võite ka meile kirjutadagi meilile natukene täpsemalt. Aga ma arvan, et see on hea mõte, et see, kuidas asju mitte hinge võtta, et vaata tõesti, kuhu sa suunad selle taskulambi, et mille sa võtad oma ajus fookusesse, eriti kui sa saad ise aru, et pole selleks ärevuseks põhjust seal. Nii, kas sa oled valmis järgmiseks küsimuseks? Alati valmis. Kuidas tulla toime töökaotuse ja uude kohta minemisest tingitud ärevusega? Haakub meie viimase jutuga, mulle tundub, et näiteks uude kohta tööle minemine. Mõne teise inimese jaoks võib-olla,
lahe, uued inimesed, uued väljakutsed, lõpuks ometi, mul oli oma eelmisest tööandjist ja juhist ja kogu sellest asjast nii kõrini juba, lõpuks ometi ma saan nagu vaheldust ja midagi värsket. Ehk siis väga sageli mulle tundub, et me unustame ära, et me oleme harjunud ja mulle tundub, et natuke meid ka õpetatakse mõtlema nii-öelda lineaarselt, et meil on mingi põhjus ja mingi tagajärg. Midagi juhtub, sest midagi juhtub. Ja selle peale ma natuke tahaks provokatiivselt siis küsida, et okei, aga miks on siis niimoodi, et kui me võtame 10 erinevat inimest, paneme need kõik 10 täpselt samasse olukorda või sinna töökaotuse olukorda või uude kollektiivi minemise olukorda. Miks on siis niimoodi, et kõik need 10 inimest võivad ennast selles olukorras täiesti erinevalt tunda, täiesti erinevalt reageerida. Et see on see, et meil on see põhjus, siis on meil see tõlgenduse mullike ja sellest sõltub tagajärg. Ehk siis võt selles küsimuses ka on, et kas või see töökaotus, et kui see on sulle raske, siis tõenäoliselt sa teed seal esiteks, midagi see töökaotus sulle tähendab ja küsimus on see, mida see sulle tähendab. Sul võib olla 1000 asja, kellegi jaoks on see raske sellepärast, et minuga käituti väga ebaõiglaselt ja mis mõttes nagu ja tekib mingit ebaõiglust ja mingit viha näiteks. Kellegi jaoks võib-olla see mõjus väga kõvasti üldisele enesehinnangule, tekitab võib-olla mingeid enesekriitilisi mõtteid, on ju. Et jälle, ma ei tea spetsiifilist olukorda, et anda spetsiifilist vastust, aga küsimus on ikkagi et mida see töökaotus sulle nüüd siis justkui tähendab. Ja samamoodi see uude kohta minemine, et kui see tekitab ärevust, siis ma üsna enesekindlalt julgen väita, et ilmselt sinu peas on mingid mõtted, et aga äkki seal juhtub midagi halba, aga äkki mind ei võeta vastu, aga äkki ma ei saa hakkama, aga äkki midagi. Et ja võt see on see, kus me saame siis nagu vaatama hakata, et kust tead? Kust võtsid seda? Oled käinud seal? Ei ole ju. Mis sa siis teha saad selle jaoks, et oleks mõnusam, et see asi laheneks nagu mõnusamalt. Kust tead? Mul veel lihtne küsimus. Ja ma ise ka hakkasin mõtlema, et milles see töökaotus tingitud on, et hästi palju, et kas sa oled sunnitud minema sinna uude töökohta või sa tahad minna, kas see on see sinu valik, on see kellegi teise valik, on see paratamatus ja nii edasi. Et ja jälle, mida sina saad selle juures kontrollida. Just. Kontrollime neid asju. Järgmine küsimus. Kuidas keskenduda elu muutuses positiivsele tulemusele versus sellele, mis võib kõik valesti minna? No natukene praegu jätk sellele eelmisele küsimusele minu arust. Ja mulle tundub, et sina, kes iganes sa meile kirjutasid, sa vastad iseenda küsimusele. Et kui küsimus on, et kuidas keskenduda, siis meil tulebki see tähelepanu taskulamp natuke ilmselt mängu. Ja vahel võib-olla aitab ka see, mis meil juba siit ka läbi käis, on ju, et meie psüühika on ehitatud niimoodi, et me märkaksime rohkem negatiivselt. Natuke jälle me ilmselt kaotame kuulajaid, aga vahel mulle tundub, et väga palju aitab see, kui me aktsepteerime seda, et vahepeal need mõtted ongi meie peas ja vahepeal need vastikud tunded ongi meie kehas. Et mitte ka panna endale neid ebarealistlikke ootusi, et mul peaks olema peas ainult nagu roosad ükssarvikud ja lillekesed ja värvilised pilved ja ma peaksin kogu aeg tundma ennast nagu super hästi ja mugavalt ja mu kehas ei ole kunagi ebamugav ja hirmu kunagi ei ole ja mingeid mõtteid ei ole ja ma ei märka üldse mitte midagi halba ja sa saad surma niimoodi. See ei ole nagu adekvaatne. Et see ja et kuidas keskenduda. Okei, ma lähen siis võib-olla natuke siit veel edasi, et kui me räägime sellest tähelepanust, siis see on treenitav asi. Et ühelt me tähelepanu, see taskulamp on alati kuskil. Ta kogu aeg jälgib meie keskkonda ja meie tähelepanu on orienteeritud otsima ohtu, evolutsioon. Ja samal ajal meil on võimalik tähelepanu treenida. Et kui ma näiteks kuskil tahan siin kogu aeg, aga kui ma näiteks praegu otsustan, et nii, Dagmar, näiteks ma saan jälgida, vaadata sind, ma saan vaadata mikrofoni, ma saan vaadata neid raamatuid, ma saan vaadata kaamerat, ma saan vaadata lampi. Mis ma praegu tegin on see, et ma lülitan oma tähelepanu taskulampi ümber erinevate visuaalsete stiimulite. Täpselt sama asja me saame teha helidega, mingite nagu keha nagu tunnetus, aistingutega, on ju, millega iganes.
noh, vot seda on võimalik treenida, näiteks igasugustes sooritusvaldkondades. Noh, sina oled muusikil, noh, sul on väga selgelt ju nagu sooritusolukorrad, samamoodi ma ei tea, spordis näiteks, võib-olla see on inimestele vahel kõige lihtsamini mõistetav, et seal samamoodi see tähelepanu suunamine on väga-väga suur tööriist, mida me väga teadlikult seal ka treenime. Täiega põnev, see on miski, millega ma olen ise hästi teadlikult tegelenud viimased natuke vähem kui aasta, aga see, et millise reaalsuse ma ise endale loon, et kuhu ma selle taskulambi suunan ja nii kihvt on aru saada, et oot-oot-oot, aga ma võin praegu võtta ja suunata selle täiesti teise kohta, et kui palju võimalusi tegelikult meil on. Aga pani tähele ühe asja, mis sa tegid, sa mõtlesid ka, kohe tuli sul negatiivne mõte, et me kaotame palju kuulajaid. Nii huvitav, et aga miks sa arvad seda, et kui me räägime selliseid asju, et me kaotame palju kuulajaid? Vastupidi, ma arvan, me võidame, sest me oleme ausad selles. See on natuke sinna, ma loodan, et saad aru, et natuke viskan nalja, sest et noh, kõik need samad, et inimesed ootavad seda, et me nüüd anname neile mingi magic pilli ja 5 nippi ja me varsti teeme, et võiks ikka toota sellise mingi tableti, et vaat kui sa seda võtad, siis sul on ainult positiivsed mõtted. Kui sa meie podcasti kuulad, siis kõik muutub. Nii, aga meil on tegelikult, ma võtan veel need 2 küsimust ja siis me võtame veel ühe küsimuse ja siis vaatame, vist lugu ei lugeta täna, aga pole hullu. Lihtsalt need 2 küsimust on sellised minu jaoks väga huvitavad, et natuke teistmoodi. Haige ärevus tekib seoses autosõiduga, ei olegi nagu sõit, vaid see, kas seisma jättes paned auto parkimise peale. Käin seda nimelt kontrollimas, hakkan poodi minema ja keeran otsa ringi ja lähen kontrollin. Ärevus siis, mis on seotud kontrolli vajadusega või? Või mis selle taga on? No, lahe, jälle mulle, siuke konkreetne olukord, väga mõnus. Mul on nii palju mõtteid. Ma annan ühe lihtsa lahenduse ära, et mina nägin sellises olukorras, ma nägin Instagramis ühte riili, et need inimesed, kes käivad... Sõida taksoga. Nii me anname hästi praktilise lahenduse. Siit on 3 lahendust. Sõida taksoga, kasuta linnaliiklust või ühistransporti. Ei, tegelikult ma nägin seda, et kuna mina olen ka vahepeal selline, kui ma kodust ära lähen, siis ma hakkan mõtlema, kas ma tõmbasin need sirgendajad välja. Ja kellel on see probleem, siis lihtsalt vahetult enam kodust ära minekut, sa filmid kõik üles, mis sul tavaliselt on, et filmid seal, et näed, et see vannitoas tõmbasid selle välja ja siis, kui sul tekib see mure natukese aja pärast näiteks, siis sa vaata seda videot, jah, tõmbasin. Korra mõtlesid, et tõmba lihtsalt elektrikilbist välja. 3. nipp, vaadake, kui palju meil tuleb täna. Praktiline podcast, vahendus taskuhääling. Okei, aga kui päriselt rääkida, jälle mul esimene mõte kohe on see, et midagi seal selles olukorras on, sul tekib mingisugune hirmu mõte või väga sageli see on inimestel ka mingi visuaalina. Siin ei ole öelnud, mis see täpselt on. Ma võin fantaseerida, võib-olla panen praegu puusse ära, siis pahanda. Seal võib olla näiteks see, et kui ma ei pane parkimise peale, äkki auto hakkab kuidagi liikuma ja siis midagi juhtub, ma ei tea, auto libiseb kuhugi otsa, teeb kellelegi viga, mis iganes. Ehk siis see on jälle üks osa, on see mõtete pool, on ju. Ehk siis üle vaadata, et kui ratsionaalne see on, korraks päriselt nagu ära endale teadvustada see hirmu mõte, mida ma siis nagu ära sõnastada päriselt, et oota, mis see sisuline asi on, mis ma arvan, et siin juhtub. Vahel need asjad meie peas jäävad hästi kuidagi abstraktseks. Aga me võiksime, ja teine asi, me ei taha väga mõelda neid hirmutavaid mõtteid. Väga sageli inimestel tekib see esimene soov, et ma tahaks kuidagi nagu mitte mõelda. Ma tahaks kuidagi neid mõtteid vältida, need on ju halvad mõtted, need ei tohiks üldse mõelda. Ma üritan kuidagi alla suruda, sest need mõtted panevad mind pahasti tundma ja ma ei taha. Mis ei ole super hea taktika, me võiksime siin teha mingid eksperimente ja asju, aga olgu, las need siis olla, muidu me jäämegi siia. Aga ühesõnaga, et esiteks prooviks läbi mõelda ja väga täpselt paika panna, mida sa tegelikult kardad ja siis me juba vahel avastame, et see on täiesti absurdne. Kas või see, et see auto siis liigub kuhu täpselt, kus kallaku või mäe otsas sa oled või kuidas või ka statistiliselt, ma ei tea, sa oled autojuht, on ju, et
kui sageli, ma arvan, et mina vähemalt ja meeldanud ka sina, me oleme liikluses veetnud ilmselt päris palju aega ja olnud parklates ja näinud parkivaid autosid oma elus ilmselt, ma arvan, et ma olen ikkagi tuhandetes näinud neid. Kui palju sa oled näinud seda, et auto on veerenud kuhugi otsa ja põhjustanud, ma ei tea, kellegi surma või mul ei tule vist kordagi meelde, on ju. Noh, et me saame jälle vaadata, et kui mõistlik kogu see asi on, mis meie peas toimub. Mingite hirmu, võib-olla ma natuke laiendan seda, et me kardame mingit katastroofi vahel. Üks hästi praktiline nipp, mida saab ka mõelda, on see, et selle mõtte nagu läbimõtlemine, mida meie pea vahel kipub tegema, on see, et kui me midagi väga kardame, siis meie mõttes tekib see selline kõige hirmutavam hetk. Me kardame seda ühte konkreetset mingit hetke ja see võib olla hästi erinev. Noh, näiteks ma ei tea, ma kardan väga vähki ja mulle silme ette tuleb see hetk, kus ma olen seal arsti kabinetis, mul on see valge kitliga arst ja siis ta ütleb, et istuge ja mul on teile midagi väga vaja öelda. Näiteks see hetk ja siis edasi on tühja maad. Või ma ei tea, inimesed kardavad lendamist ja siis neil tuleb kuidagi see stsenaarium ja need mingid jooksvad stjuardessid, kõik on pime, rapub, siuke tut, mingisugused errorid on ju, inimesed karjuvad, lapsed nutavad ja kõik. Aga vahel aitab, kui see filmilind nagu siis päriselt läbi mängida. Noh, kas või selles olukorras, et oletame, jälle fantaseerin, loodan, et ma ei tee liiga, aga oletame näiteks, et meil on seal see hirmu mõte, et see auto kuidagi liigub, tekitab mingisugune, ma ei tea, liigub teise auto otsa, et okei, mõtleme siis korraks selle katastroofi läbi. See auto liigub, ta on seal näiteks vastu mingit seina, kas su elu saab otsa siis või kas siis nagu on järsku mingi põmm, maailm lõpeb, sest väga sageli meie peas lõpeb, see mõte lõpeb ära sel hetkel. Aga reaalses elus ju kuidagi see asi läheb edasi, et okei, korraks on ilmselt päris nõme, võib-olla see maksab midagi, võib-olla korraks on see, et sul ei ole võimalik sealt kuidagi edasi liikuda selle autoga või mis iganes. Tõenäoliselt sa ei saa surma sel hetkel, kui see, et sa näed auto on sõitnud vastu seina, siis sa saad infarkti või et tõenäoliselt sa ikkagi kuidagi elad selle läbi. Võib-olla on mingi kindlustuscase, midagi sellist, aga tegelikult see nagu on lahendatav olukord. Vahel lihtsalt selline praktiline nipp, mis vahel ka annab mingit leevendust. Võib-olla hästi kiiresti ka, et üks asi on see mõtete pool ühesõnaga, lihtsalt siin on hästi palju asju, mis sellega saab tegelikult teha. Ja teine pool on ka see, et me saame ka käitumuslikult mingeid asju seal teha. Mõni inimene kasutabki näiteks checkliste, seda, et sina filmid, vahel on näiteks... Ei, ma tegelikult ei film, ma nägin seda lihtsalt. Okay. Aga ma mõtlesin, et see on päris hea asi inimestele, kes on nagu ärevad. On variant seda teha, on variant näiteks teha mingisugune checklist endale asjadest, mis ma pean tegema ja ma panen selle kuhugi nähtavale kohale ja vaatan, kas ma olen seda teinud, näed, tehtud. Vahel see on ka lihtsalt selline tähelepanu suunamise küsimus. Et see ärevus kipub olema kõrgem siis, kui me avastame, et issand, ma pean minema hommikul taskuhäälingut salvestama või ma ei tea, kontserdile, mul on mega kiire, palju mõtteid peas, natuke kogu mõtted on sellel mingil tuleval saatel ja siis ma tuiskasin kodust välja ja pärast alles mõtlen, et pekk. Või sama, et olen autoroolis, ma olen juba peaaegu kodu ukse ees ja järsku mõtlen, et issand, kuidas ma siia sain. Huvitav, kas ma sõitsin kõigist punastest fooridest läbi või mismoodi, kuidas ma kedagi alla ei ajanud, on ju. Et seal on probleem tähelepanus. Me tähelepanu on mingitel mõtetel või mingil nagu tegeleb valel ajal vale asjaga ja siis meil tekib järsku see ehmatusmoment, et appi. Aga kui ma ikkagi võtan selle sihi, et nii, ma olen siin, ma pargin auto ära, ma fikseerin oma tähelepanuga ära, kuidas ma panen selle parkimise peale, ma nagu salvestan sellise visuaalse pildi ja siis lähen. Ja võt siis on see, et öelda endale, et okei, ma tegin selle ära ja nüüd laseme sellest lahti. Oih, palju mõtteid. Ma hoiatasin ette, et ma jään jutustama, kui sa mulle juttu aega annad. Aga ei, see osa eesmärk ongi tegelikult, et teie ju saaksite sellest kasu ja jagame hea meelega teiega. Võtame viimase küsimuse ja see on lugu, mida saatja palus, et me ette ei loeks, sest võib ära tunda, aga ma üritan seda siis selliselt üldisemalt kirjeldada. Ühesõnaga, pikk suhe on selja taga, ka lapsed on ühised ja suhe läks lahku erinevatel põhjustel, palju konflikte, aga ka vaimset vägivalda ja nii edasi. Nii.
aga nüüd on olukord sellel inimesel, kus ta tunneb, et tegelikult see oli kõige õnnelikum aeg tema elus. Ta saab ratsionaalselt aru, et see ei ole ju tõsi, et seal oli nii palju pingeid, seal oli vaimset vägivalda ja ka praeguses olukorras see suhe tegelikult ei ole nii-öelda tervislik, aga ikkagi ta küsib, et kas see on tõeline vasikaarmastus või on see trauma bonding, peas loodud mingid kinnismõte, et vot see oli kõige ilusam aeg ja kuidas saab olla kelleski nii kinni, kes on nii palju haiget teinud. Ja mis on tema nagu see, miks ta seda küsib ka, et ta ei taha olla selles kinni tegelikult, et ta ei taha oma seda aega või noorusaastaid sellisele absurdsele olukorrale või seisundile anda, et kuidas ta saaks sellest edasi liikuda? Ma pean ütlema, et siin mul on hästi raske anda siin sellist nagu kokkuvõtvat vastust, sest et siin ma võib-olla tõesti soovitaks, et näiteks psühholoogi juurde minna või ma ei tea, kirjuta mulle, sest et kuidas ma nüüd, no vot, ma olen täitsa selline, vahel juhtub sellistes suhetes selline üsna klassikaline või ühesõnaga näiteks vägivaldsetes suhetes on ka teatud nagu loogika ja sellistes väga düsfunktsionaalsetes suhetes seal on teatud nagu dünaamika, mis seal hakkab tööle. Miks need suhted tekivad ja püsivad? Mul on seda üliraske siin praegu, ma ütlen, ma olen käinud korduvalt eraldi taskuhäälingutest nendest teemadest rääkimas 1,5 tunni kaupa, et ma ei suuda seda teha siin 5 minutiga. On teatud draamatuid, mis natuke seda selgitavad. Need me saame panna siia osa alla. Ja, näiteks võib-olla natuke selgitan üks raamat, mis ka eelmisel aastal tuli eesti keeles, on Nartsissisti hüljates. Mulle ei meeldi osaliselt see raamat ja see pealkiri mulle ei meeldi, sest ma olen väga-väga ettevaatlik selle nartsissisti sõnaga ja see on eraldi väga suur teema, kuhu ma praegu ei lähe, olen korduvalt sellel teemal ka varem sõna võtnud. Et jah, see pealkiri mulle ei meeldi, aga näiteks see on üks raamat, mida võib-olla, kust võib saada mõtteid selle teema kohta. Ja jälle, et ei jääks vale mulje, et ma ei ürita väita, et siin keegi on nartsissist või sinu suhe oli, ühesõnaga ma ei arva seda, aga lihtsalt see... seda, et seal oli ka seda sees, jah? See on nagu nii lai teema, ma ütlen, keda huvitab, siis ma sel teemal olen võtnud varem ka sõna ja lihtsalt me jääme muidu ajahätta, on ju. Et aga see on hästi raske koht, kus olla. Ja julgustan tegelikult täitsa nagu päriselt välist abi küsima, sest seal on hästi raske nagu üksinda. Mina julgustan samamoodi, mõtlengi, et me ei saa seda olukorda nii lahendada ise ja me ei tea ju kõiki detaile ka lõppkokkuvõttes, aga olen nõus, et eriti kui mängus on lapsed, sest sa pead selle inimesega jääma suhtlema elu lõpuni, et sa võid sellest olukorrast üle saada, see on jälle puhtalt minu kogemusest räägin, täitsa subjektiivselt, et sa võid sellest inimest ja sellest, et sa ei taha seda tagasi ja sa saad aru, et sa tahad midagi muud, aga sa pead mingis suhtes säilitama laste nimel juba, et võib-olla see on teema, millega mina olen maadelnud, et kuidas leida see ka psühholoogi abiga, et tegelikult olen leidnud nüüd selle rahu, et kuidas olla neutraalses suhtes, nii-öelda lapsevanemlikus suhtes ja samal ajal, et sa lased sellest inimest lahti. Ja ma arvan, et see on võimalik lihtsalt, et mulle ka tundub, et seda ei tee ainult seda, et ma mõtlen sealt olukorrast välja ennast. Ja seal juhtub tõesti, miks ma ütlen, miks see on nii keeruline, sest need tunded on seal ja me oleme emotsionaalsed loomad ja meie tunded on sageli väga lihtsasti manipuleeritavad. Ja need tunded, see küsimus, ma saan aru, oli ka vähemalt osaliselt see, et mis värk on. Et justkui tundub kõige ilusam armastus üldse, aga tegelikult ma ju tean, et ei olnud. Need tunded on väga lihtsasti nagu põhjustatud paljudest teguritest, mis tegelikult ei ole väga mõistlikud, terved ja isegi võib-olla selle konkreetse inimesega seotud. Et miks ma ütlen, ja seda on vahel endal üksi väga-väga raske läbi näha, mis seal tegelikult mängus on.
sellised küsimused täna, sellised lood ja me jätkuvalt julgustame, saatke meile lasetiigertuppa@gmail.com või võite ka jagada minu isiklikul Instagrami kontol, saata häälsõnumeid, mitte tundide viisi, aga et ma jõuaks need ära kuulata ja tõesti kirjeldage oma lugusid, kui te tahate mingit peegeldust või küsige küsimusi, et me hea meelega võtame need siin ette. Ja nii põnev oli praegu kuulata seda. Ja minu meelest ka nii lahe ja tõesti nagu nii suur aitäh, et olete kirjutanud, küsinud, minu meelest nii lahe, et inimesed teevad seda ja julgevad teha seda. Just, sest tegelikult seal siin võib-olla, kes nüüd kuulab, mõtleb, issa, mul on ju sarnane olukord. Nii hea, et keegi julges seda küsida. Nii et julgeid samme teile, ägedat kevade jätku ja kohtume juba järgmises saates. Kohtume! Aitäh, et kuulasid meie saadet ja kui sul on küsimusi selle teema kohta, kui sul on mõtteid, oma kogemusi, mida jagada, siis kirjuta meile lasetiigertuppa@gmail.com.